Vastutustundetud loomaomanikud muudavad ketikoerte elu põrguks. Kas ja millal keelustatakse koerte ketis pidamine? Tema oli oma kuudis, mis oli tõesti lagunenud, raske kett kaelas, pool keha karvut ja ta lihtsalt vappus seal. Mis asi on jätkusuutlik tapeet ja kuidas valmivad paberijääkidest märkmikud? Kohe saame teada. Sest kui mõelda, kui palju on maailma ladudes või ka kodudes vedeleb lihtsalt mõttetud asju, mida keegi ei vaja, siis see on päris hirmuäratav. Heidame pilgu Tallinna vineeri- ja mööblivabriku kuldvaramusse. Saate lõpus tasub pere pisemaid teleri eest teise tuppa suunata. Läheme operatsioonisaali külla 30 aasta pikkuse tööstaažiga veresoonte kirurgile Tiit Merenile, kes ühtlasi tutvustab meile 120 aasta taguseid sensuaalseid fotosid Eesti naistest. Tere õhtust! Iga pühapäeva õhtune saade Minu Tallinn alustab. Igal aastal päästavad loomakaitsjad Eestis sadu ketikoeri, kes elavad kuudi kõrval kõhedust tekitavalt üksildast elu. Kahjuks suhtuvad endiselt väga paljud omanikud oma koera kui elutusse asja. Kui koera pidamiseks ei leita ketti panemise asemel muud moodust, siis ei tohiks ju koera võttagi. Tuhanded inimesed on veendunud, et koerte ketis pidamine tuleks lausa seadusega keelustada. Kas ja millal see seaduse muudatus jõustuda võiks, seda täna uurimegi. Kõige kurvem on Pontu juhtum, et Pontu oli oma koduõues ketis, liikuda ta enam ei suutnud, vaglad järasid teda, mädahais oli kaugele tunda, ta oli valudes, põletikus, alatoidetud. Arstid tegid küll kõik, mis said, aga temal tuli ikkagi minna lasta, sest tema seisund oli juba pöördumatult kahjustada saanud. Vaatepilt, mis avanes loomapäästjatele möödunud aasta juunis Kilingi-Nõmme alevikus, sarnanes õudusunenäole. Saksa lambakoeralaadne Pontu vedeles alla 2-meetrise keti küljes poolelutult. Pontu oli igapäevaselt omanike silme all, kuid temast lihtsalt kõnniti mööda. Armastust ja hoolt see koer oma elu jooksul tunda ei saanud. Mullu novembris leiti kallastel 50 sentimeetri pikkuse paela otsas mädanev 7-kuune kutsikas Tommi. Loetud päevad hiljem märkas juhuslik möödasõitja Setomaal vaevu liikuvat ketikoera Brunot, kes oli karvutu ja sisuliselt skelett. Tema oli oma kuudis, mis oli tõesti lagunenud, raske kett kaelas. Ta lihtsalt vappus seal. Ja vabatahtlik mõtles, et ta ei saagi teda sealt kuudist kätte, aga vaevu ajas see koer ennast püsti. Ja temale jõudiski abi nagu põhimõtteliselt viimasel hetkel, et kliinikus oli ka hetk, kus arvati, et ta ei tule välja sellest. Et kõige hullem nende ketikoerte puhul ongi see isoleeritus, see üksindus, see jalutamise puudumine, see üksluine keskkond. Need on kõige võikamad ja äärmuslikumad näited sellest, kuidas võib lõppeda koera ketis pidamine. Kurba ja üksluist elu elavad aga 100, kui mitte 1000 koerad üle Eesti. Fakt on see, et kõik sarnased juhtumid loomapäästjateni ei jõua. Eelmisel aastal tegi Eestimaa Loomakaitseliit Põllumajandus- ja Toiduametile ametlikke pöördumisi 200 ringis. Pooled nendest avaldustest olid ketis peetavate koerte kohta. Probleem on aktuaalne ka Tallinna linnas, eriti Nõmmel ja Pirital. Nõmmel ongi eraaed on palju, inimesed võtavad need koerad tihtipeale ongi eramajade juurde siis ja et nad ei taha, et aias see loom ringi jookseks, sest et kardad, vahepeal on probleem sellest, kui inimesed kõnnivad mööda, siis see koer hakkab haukuma, siis omanik mõtleb, et ta väldib seda ja paneb koera siis tagumisse aianurka ketti. Et selliseid juhtumeid on ikkagi üsna palju, et kahju on lihtsalt, kui sa käid neid vaatamas, et seaduse järgi ongi sul see 40 ruutmeetrit nagu olemas, aga reaalselt sa vaatad selle loomale otsa ja endal on pisar silmas tegelikult, sest et see on julm. Peale füüsiliste vaevuste, mida ketis pidamine koertele tihti põhjustab, mõjub see laastavalt ka nende psüühikale, sest koer on sotsiaalne loom ning vajab pidevat suhtlust oma pereliikmetega.
üksildane elu kuudi kõrval ketis seda aga ei paku. Ta ju ei õpi maailma tundma, ta õpib ainult tundma seda väikest ümbrust, mis on tema kett. Koertel saab ju diagnoosida ka näiteks depressiooni või ärevushäireid ja võib-olla selle põhjuseks ongi siis just see, et neid ketis sedasi peetakse ja vähe tähelepanu võib pööratakse. ka olla, aga mitte ainult, et need võivad tekkida ka täiesti normaalsel pidamisel, et see on lihtsalt nagu see, kuidas vahel juhtub, aga selge on see, et nii-öelda käitumishäirega koera kett kindlasti ei paranda, teeb hullemaks ja täiesti normaalse psüühikaga koera võime me seal ketis ikkagi täiesti ära rikkuda. Ja kui me räägime psüühikast, siis tegelikult ka füüsiline tervis, sest et vähene liikumine, eks ole, kõik kannatab selle all, lihased, liigesed, külma maa peal istumine, ülemäärane haukumine, mida nad kipuvad seal tegema, nii et seal on väga palju tegureid, mis ka lühendavad selle looma eluiga. On selline roostetanud arusaam inimestel, eks ju, et kunagi oli see normaalsus võib-olla 30 aastat tagasi, et koer ju ongi ketti määratud. Väga paljud asjad olid, eks ole, väiksed lapsed saadeti karja ja anti leivapaluka kaasa. Ma arvan, et ketikoerad on umbes sellest ajast ja saan aru, et ajaloos on see olnud see periood ilmselt vajalik, sellepärast et koer ju tuli valvuriks, hoiatajaks, et on mingi oht. Mis mõte sellel nagu praegu on, kui meil on kõik valvesüsteemid olemas, miks me võtame siis koera? Me võtame ikka koera sõbraks, mitte mingiks valvesüsteemiks, eks ole ju. Lisaks kodus peetavatele ketikoertele ei ole vähem levinud ka koerte ketistamine tööstushoonete territooriumi juures, kus koerad sageli ööpäevaringselt üksinda on. Tallinnas kohtab sarnaseid juhtumeid Lasnamäel ja Ülemistel, üks näide siinsamas Väike-Sõjamäel. See on kusjuures värske vihje oli, et ta ei ole mingi pikalt. Ja omanikuga te olete rääkinud, mis tema seisukoht on? Me oleme teinud juba nagu menetlustoiminguid ja ta on aru saanud sellest. Milline on siis selle omaniku keskmine profiil, kes hoiab koera ketis ilma temast hoolimata? Kindlalt üle kesk ja härrasmees, kes on seda eluaeg teinud ja see mudel on tal nagu tiksub nagu kaasa kogu aeg ja kellel oli arusaam, et koeraga ei pea tervist kontrollima ja talvel ta ja lombist saab vett juua ja pudrumoll on ees, et siis on kõik hästi, Eesti seadusandlusest tulenevalt on koer peremehe omand ehk sisuliselt asi, mitte tundevõimeline elusolend. Seetõttu on piinleva looma abistamine pikk ning bürokraatiast läbi imbunud protsess, kus Põllumajandus- ja Toiduamet peab looma omanikult ära võtma ning Loomakaitse Liidule võõrandama. Eestimaa Loomakaitse Liit on veendunud, et koerte ketis pidamine tuleks seadusega keelustada. Kui meil on normid, mis kohustavad ja on ilmselgelt sellele omanikule liiga koormavad, et ta peab ühtäkki selle niinimetatud asjaga hakkama hoopis teistmoodi ringi käima, et siis võib-olla, kui ta näeb, et see reeglistik on karmim, ta võib-olla loobub sellest mõttest üldse see koer võtta, et ta ei ole nii tema meelevallas enam, et riik seisab selle looma eest. 2020. aastal algatas Loomakaitse Liit petitsiooni koerte ketis pidamise keelustamiseks ning koerte inimestest eraldi pidamise keelamiseks. Sellega koguti üle 7000 allkirja. Riigikogu menetluses suunati algatuse ettepanekud toona edasi Maaeluministeeriumi lauale. Maaeluministeerium asus küll tegelema koerte ketis pidamise regulatsiooniga, kuid kõik ei läinud nii, nagu Loomakaitse Liit oleks oodanud. Eelnõu, et seda keelata, siis ühtäkki hakati nagu kelgukoerte vaates hoopis neid tingimusi siis nagu muutma selliseks, et koertel lähevad need raskemaks, ehk siis ketid taheti lühemaks lubada. Et eelmise aasta lõpus me saime tagasiside Maaeluministeeriumilt, et nad tegelevad meie eelnõuga, aga neil puudub ametnik. Põhimõtteliselt on see seisma jäänud ja kogub tolmu, see eelnõu. Pöördusime Maaeluministeeriumi poole küsimusega, mille taga hetkel seaduse muudatus seisab. Viivituse põhjuseks on nende sõnul soov teha veel põhjalikumat eeltööd, kaasata erinevaid osapooli ning leida parim lahendus. Kuid kas ja millal seaduse muudatus jõustuda võiks, sellele keegi vastust ei anna. Igatahes on siin mõttekoht kõigile, kes plaanivad koera võtta. Esmalt tuleks veenduda selles, et ollakse võimelised koerale ka täisväärtuslikku elu pakkuma, sest koer ei ole mitte asi,
vaid elusolend ja inimese parim sõber. Kui märkate kusagil ketis piinlevat koera, siis andke sellest alati Loomakaitse Liidule teada, sest see võib aidata päästa koera elu. Mis asi on jätkusuutlik tapeet ja kuidas valmivad paberijääkidest märkmikud, kohe saame teada. Sest kui mõelda, kui palju on maailma ladudes või ka kodudes vedeleb lihtsalt mõttetud asju, mida keegi ei vaja, siis see on päris hirmuäratav. Heidame pilgu Tallinna vineeri- ja mööblivabriku kuldvaramusse. Saate lõpus tasub pere pisemaid teleri eest teise tuppa suunata. Läheme operatsioonisaali külla 30 aasta pikkuse tööstaažiga veresoonte kirurgile Tiit Merenile, kes ühtlasi tutvustab meile 120 aasta taguseid sensuaalseid fotosid Eesti naistest. Aina suuremat rolli mängib ettevõtluse juures see, kui palju suudetakse toota jäätmevabalt või taaskasutada uue loomisel vanu materjale. Jätkusuutlikkus on saanud uueks normiks. Minu Tallinn käis külas väikeettevõtetel, kes selle idee järgi ka tegutsevad. Tere! Tervist! Me tulime. Astuge edasi. Väikeettevõte Ikigi teeb Arsi kunstilinnakus vanades paberijääkidest märkmikke. Märkmikute sisu tellitakse trükikojast, kuid kaaned ja kujundus on Ikigi ettevõtte pärusmaa. Siin on tinti, siin on erinevad vahendid. Ma saan aru, et kahvliga saab ka teha. Jah, mis iganes pähe tuleb, siis loome neile natukene elu juurde ja pärast lõikame välja ning kasutame märkmikke kaanel. Nii, ja põhimõtteliselt see on selline puhas märkmik, siis, kus on veel lihtsalt kott, paberkoti pind. Ja. Aga kui see nüüd ära siin illustreerida, siis tuleb selline tore märkmik. Siis tuleb selline mustriga. Ettevõte tegutseb umbes 4 aastat. Märkmikke tehakse peaaegu täpselt nii palju, kui on tellimust. Eesmärk on mitte üle toota ja kasutada juba olemasolevat materjali. Kust te need paberkotid saate, et käite kusagil korjamas või kuidas nad teieni jõuavad? Endal tekib ja siis tegelikult, kui meil inimesed käivad töötoas, siis nad alati ütlevad, et neil on ka tekkinud ja siis tuuakse. Kus see mõte üldse teil tekkis, et niimoodi hakata märkmikke tegema? Selles mõttes, kui vaadata, mis turul kõik olemas on, siis sama asja pole mõtet nagu teha ja sellist taaskasutustundega asju nagu eriti ei ole ja millel oleks oma lugu juures. Tegelikult lähevad ikkagi märkmike kaanematerjaliks käiku ka vanad postrid, kartongid ning isegi vanad termotekid. See on reisilaeva päästeparve aegunud termotekk. Et need jõudsid meieni sellistes pakkides ja nendest me lõikame siis kaanematerjali välja. Nii et teil on kõik taaskasutusmaterjalid, ühesõnaga materjalid, mida te uuesti kasutate, te saate neid kusagilt ja panete endale siia märkmike ümber, jah? Jah, me oleme väga avatud sellele. Võimalikult jäätmevabalt toimetab ka Pau Wool, hetkel ainuke Eesti oma tapeedibränd. Sellest Canoni masinast tuleb välja üks imeilus tapeet. Kelle disainiga tegu on? See on Tanel Veenre disainitud tapeet Pau Woolile. Eesti esimene tapeedikollektsioon siis Tanel Veenrelt meile. Mis materjaliga tegu on? See on fliistapeet. See on tapeetide kõige parem kvaliteet, tapeetide maailmas tegelikult. See on keskkonnasõbralik, ta on hingav, me trükime mitte mürgiste värvidega. Te reklaamite ennast kui jätkusuutlike tapeetide tootja, aga mida see tähendab? See tähendabki seda, et meie töö algab siis, kui klient tellib oma tapeedi. Me ei too mitte midagi lattu lihtsalt niisama. Meie e-poes on selline süsteem, et klient sisestab täpselt oma seinamõõdu või mitme seinamõõdud. Näiteks kui on seinalaius 4,5 meetrit ja kõrgus on 2,6, siis me jaotame täpselt selle tellimuse niimoodi ära ja me trükimegi täpselt nii palju tapeeti. Ehk mitte midagi ülejääke ei ole. Need ülejäägid on minimaalsed, mida te siin näete. Põhimõtteliselt need trükivarud, mis on mõni sentimeeter vasakul ja paremal. Sest kui mõelda, kui palju on maailma ladudes või ka kodudes vedeleb lihtsalt mõttetud asju, mida keegi ei vaja, siis see on päris hirmuäratav.
Juriidiliselt on tegemist trükiettevõttega Digiprint, mis on omas valdkonnas tegutsenud pea 20 aastat. Tapeete toodetakse kõrvalharuna Bau-Bau-Wooli nime all aga aasta aega. Selle aja jooksul on valmis loodud ka päris enda tapeedikollektsioon. Suurema tõuke uue niši avamiseks, nagu paljudel teistelgi juhtudel, andis koroonaaeg. See idee laieneda sisustusmaailma oli kuskil tegelikult olemas, aga see pandeemia andis sellel tegelikult tõuke, sundis rohkem tegutsema. Et kuidas laiendada oma äri selliselt, et see ei pea oma inimesi koondama ja kuidas kasutada ära olemasolevat võimekust, teadmisi ja ka seadmeid. Ja need tapeedid tundusid nii fantastilised ja nii loogiline. Nii Ikigi kui Bau-Bau-Wool on mõlemad Tallinna loomeinkubaatori inkubandid, mis tähendab, et 24-kuulise arenguprogrammi käigus on loomeinkubaatoris läbitud erinevaid koolitusi ning saadud tuge oma ala parimatelt mentoritelt. Liituda võib meiega alati, et mida peab tegema, on see ikkagi iseendale selgeks tegema, mida sa teha tahad ja kuidas sa seda teha tahad ja mille jaoks see hea on. Meil on praegu just avatud liitumiskampaania kuni 13. veebruarini. Saab esitada avaldusi, tulla siia kohtuma. See ei pea olema alustav ettevõtja, võid olla juba ammu tegutsev ettevõtja. Meil on siin selliseid mitmeid. Tahaks, et inimesed teaksid meie nime ja et me teeme asju, millel on mingi mõte taga. Me lihtsalt ei lahmi. Kui me enne rääkisime, et meil ei ole mingit lattu tootmist, siis me teeme kõik oma disainid valmis digitaalselt, paneme nad üles oma e-poodi ja me vajutame seda print-nuppu ainult sellel hetkel, kui klient ütleb. Ehk mitte midagi üleliigset ei ole. Ehk kõik see annabki võimaluse hästi palju eksperimenteerida ka. Neljandik lastest kannatab Eestis unehäirete all. Värskest ajalehest Pealinn saate lugeda sellest, kuidas magamisraskustega lapsed uuest lastehaigla unekeskusest abi saavad. Kuidas vähendada toidu raiskamist, säästa loodust ning hoida raha kokku. Tallinna koolides käis tippkokk nippe jagamas. Tallinn pälvis Muusikakoolide Liidult muusikahariduse sõbra tiitli. Kõigest lähemalt juba homme ilmuvas ajalehes Pealinn. Kas teie teadsite, et enne esimest maailmasõda oli Luteri vineeri- ja mööblivabrik üks suurimaid puidutööstusettevõtteid Euroopas? Vabriku ehitise kompleks ulatus 4 hektaril Pärnu maantee äärest Vana Lõuna ja Veereini tänavateni. Heerold viib meid täna Tallinna vineeri- ja mööblivabriku kuldvaramusse. Muinsustervitus! Me oleme tulnud Pärnu maanteele, kus tähelepanu äratab üks hiigelpikk mitmeosaline hoone, mille taga on suured korstnad, mis viitavad vabrikule. Ja siin ongi paiknenud Tallinna vineeri- ja mööblikombinaat, mis sai alguse aastal 1841, kui puidukaupmehe poeg Alexander Martin Luther rajas siia mööblivabriku, mis peatselt hakkas tootma ka vineeri. Me oleme tulnud kõige suuremasse ruumi Pärnu maantee ääres. Ja praegu on siin Abakani kangapood. Aga veel veidi enam kui 30 aastat tagasi olid siin tööpingid, töölised, valmistati mööblit ja vineeri ja vineerist tooteid. Ja see oli saanud alguse juba 1881. aastal, kui siin niisugune tegevus toimus. Ja see oli seotud töösturite Luteri perekonnaga, mille järgi tekkis osaühisus A.M. Luther. Ja paljudele võib tunduda lausa uskumatuna, et tsaariaja lõpul oli siin kandis kokku 4 hektaril hulk hooneid, mis moodustasid selle osaühisuse ruumistiku. Ja see oli
maailma kõige suurem puidutöötlemisettevõte. Lutterite perekond õigupoolest asus puidutootmisega tegelema juba 1760. aastatel, aga veel 100 aastat hiljem oli siin puidust hoone, mis asendati esialgu kivist ühekorruselise pika hoone ehitusplokiga, kus oli niimoodi, et laia ruumi keskelt toestasid kivist sambad, millele tuginesid palgid ja puidust vahelaed. Ja siis peatselt leiti, et tööstus edenes ja tellijaid tuli juurde, tootmist tuli laiendada, siis ehitati välja teine korrus. Nii et siin enne esimest maailmasõda oli koguni 2000 töötajat. See oli erakordne olukord, mille tõttu need sinased Lutterid said nagu üheks auväärsemaks suguvõsaks Eestis. 1917 näiteks oli Martin Luther Eestimaa Töösturite Liidu president ning temast sai ka Riigikogu liige esimeses, teises ja kolmandas Eesti Vabariigi Riigikogus. Aga nemad muidugi jäid oma valdustest ilma 1940, kui algas Nõukogude võim ja kõik see tööstus natsionaliseeriti. Hiiglaslik vineeri- ja mööblikombinaat ei mahtunud sinna Pärnu maantee äärde, kus on need suured korstnad ära ja paljud tallinlased ei teagi, et siit Vana-Lõuna tänava äär kuni Veereni tänavani on ka hoonestatud aktsiaselts Lutter poolt. Ja siin on tegemist ikka tõeliste arhitektuuripärlitega, millest kõige silmatorkavam muidugi on kunagine tööliste söökla ja rahvamaja. Olgu öeldud, et see sinane hooks on juugendkaarega fassaad, mille üleosas on isegi töölise kujutis ja millest allpool on kahjuks kinni müüritud aken, on ikkagi ka Tallinna paearhitektuuri üks suurepäraseid näiteid. Selle kõrval on siis meistrite ja tööliste elamud, Eesti-aegsed juba Habermann ja Johansson ja paremal näete suure klaaskatuse all on masinasaal. Pärast selle masinasaali ümberkorraldamist ärimajaks on see omandanud väga huvitava arhitektuurse lahenduse, kus sulavad kokku sisse vana arhitektuur ja tõesti moodsad võtted. Lutteri ärimajja sisenejad tabab visuaalne üllatus. Võiks tunduda, nagu oleksime sattunud vanasse kirikusse, mis on jaotatud kõrg 3 lööviks, selliste kivist obeliskidega ja mille kohal kõrgub siis klaaskatus. Ja siin on siis tõesti liitunud nii hästi traditsiooniline Tallinna baas, klaas, betoon ja vineer, sest et mälestades Lutteri vineerivabrikut, mis lõpuks tegutses ju kui Tallinna vineeri- ja mööblikombinaat, on siin ka seinte vimistluses kasutatud rohkesti seda samast vineeri. See on kahtlemata üks niisugune interjöör, mille kohta võiks öelda, et ta arvatavasti kuulub 25 kõige atraktiivsema büroo hulka Tallinnas ja üle pea ka 25 kõige atraktiivsema interjöörikompleksi hulka. Lutteri vineeri- ja mööblivabriku kompleks on juba oma hoonete poolest nii rikkalik, et seda ei jõua põgusas Herold jutus hõlmatagi. Ja mul on väga hea meel, et Lutteri ärimajas on taibatud teha ka väikene minimuuseum, kuhu on pandud välja Lutteri vabriku mitmesuguseid toole. Ja siin me näeme, et Lutteri firma on oma maitselaadilt olnud ikkagi üsna erinev, osalt on nagu talutoole järgitud ja mitmesuguseid eristiilseid linnatoole. Nii et see loominguline potentsiaal on olnud ikka tõeliselt vägev. Saate lõpus tasub pere pisemaid teleri eest teise tuppa suunata. Läheme operatsioonisaali külla 30 aasta pikkuse tööstaažiga veresoonte kirurgile Tiit Merenile, kes ühtlasi tutvustab meile 120 aasta taguseid sensuaalseid fotosid Eesti naistest. See võitleja, kes seal oli suhteliselt noor mees, suhteliselt ülekaaluline, kõiksugu
Nagu ma alati anestesioloogid küsivad, et mis haige lõikusele võtad, ma ütlen, et on noor ja on terve, siis nad teavad juba minu musta huumorit, et järelikult on tal 10 000 kaashaigust ja ta ei ole kindlasti noor. Meie järgmine lugu sisaldab häirivaid kaadreid, seega lapsevanemlik selgitus on vajalik ning nõrganärvilistel me ei soovita seda lugu üldse vaadata. Nimelt viibis meie reporter operatsioonisaalis. Lõikust viis läbi 5-kordne vanaisa, suur ajaloohuviline, raamatu Kaagjärve Veenus autor, 30 aasta pikkuse tööstaažiga veresoonte kirurg dr. Tiit Meren. Sel aastal 68. sünnipäeva tähistav dr. Tiit Meren lõpetas 1979. aastal Tartu Riikliku Ülikooli arstiteaduskonna. Ta on meditsiiniteaduste kandidaat, üks taastava kirurgia kliiniku rajajaid. Meren on töötanud ka sõjaväekirurgina. Tiit Meren on auastmelt major ning Eesti reservohvitseride kogu juhatuse liige. Kui mitu lõikust päeva jooksul suudate teha? Kui ma teist korda Afganistanis olin ja Briti sõjaväe välihaiglas töötasime, siis brittidel oli arvamine, et vigastatud ei tule nii palju. Aga juhtus nii, et me olime kõige suurema töökoormusega traumahaigla maailmas. Nii kirjutas BBC ja näitas videoklippi, et see tähendas seda tõesti, et me esimesed võib-olla 2 nädalat missioonist väga palju öösel ei maganud ja kui siis ka korra kuskil istusime, siis kohe magasime. 1994. aastast on dr. Mereni põhitöökoht taastava kirurgia kliinik. Dr. Merenil on täiendavalt vastu võtud Sillamäel ja Narvas ning Ida-Viru keskhaiglas. 1980 kuni 1982 töötas dr. Meren Tallinna kiirabihaiglas. Ta on pälvinud Eesti Punase Risti 3. klassi teenetemärgi Eesti sõjakirurgia tänapäevasele NATO tasemele viimise eest. Brittidel oli ilus ütlemine. No heroes. Ei mingit kanglase mängimist. Töötad edasi, sinu ainukene motiiv on vigastatud võitleja tuleb elule tagasi tuua või ka tsiviilinimene, keda tohutult palju tol korral meie haiglasse toodi. Kõrvaltoas on üks võitleja, oli täna teie noa all ja lõigati päris lahti. Mis vaevused noor härral siis jutumärkides on või olid ja kas ta nüüd siis taastub 100%? No ütleme nii, et meie juurde ju tulevad need inimesed, kellel on kas insulditekke oht või jala amputeerimise oht, sellepärast et verevool ühte või teise organisse veresoonte lubjastumise tõttu on katkenud. Miks ta lubjastub? See on $1 billion küsimus, sellele ei tea keegi vastust. Kõik terves maailmas otsivad, oleks palju vähem kulukam, kui oleks vastust teada, siis teaks, mis preventiivselt ehk etteruttavalt teha, et inimestel niisugust haigust ei tekiks. Aga terve ilm on ju täis neid rohukatsetusi, mis üritavad siis kuidagit moodi piirata seda verevarustuse häiret, mis veresoone lubjastusest tekib või ka neid remontimise viise küll avatud kirurgilisi ja küll igasuguste torude ja balloonide ja metallvõrkude näol. Et see võitleja, kes seal oli suhteliselt noor mees, suhteliselt ülekaaluline, kõiksugu, nagu ma alati anestesioloogid küsivad, et mis haige lõikusele võtad, ma ütlen, et on noor ja on terve, siis nad teavad juba minu musta huumorit, et järelikult on tal 10 000 kaashaigust ja ta ei ole kindlasti noor, aga sellel mehel tõesti, ta viibis meie juures pool aastat tagasi nii katkise jalaga, kuna sinna verevool oli katkenud. See oli gangreen ja mitte ainult gangreen, vaid ka luuotsad vaatasid sealt gangreeni haavast välja. Tol hetkel ei olnud muud päästmise tööd selle noorherra heaks võimalik teha, kui tuli tema jalg altpoolt põlve amputeerida, aga ta kosus sellest, ta paranes sellest ja täna sai temale siis kõhuaordist pandud Y-kujuline kunstveresoon, mis uue veresoone haru kaudu viib kõhust vere paremasse jalga, teine vasakusse jalga ja kuna härrasmees on nii optimistlik, siis ta ütles, et ta ei taha endale mitte lihtsalt proteesi, vaid ta tahab sellist proteesi, millega edaspidi saab ka joosta,
aga kui inimene tahab joosta, siis vasak ja parem jalg peavad siiski kõhust piisavalt verd saama. Muidu ta ütleb, et näed, valu ei ole ja öösel saan magada, aga ainult 20 meetrit saan sammuda ja siis pean seisma ja puhkama. Loodetavasti tänase verevarustuse parandamise tööga, kui väga optimistlik olla, äkki ta ütleb, et sain endale proteesi jala otsa, olen õppinud sellega käima ja käin juba 200-300 meetrit ilma puhkamata. Meie jaoks on see kõva tulemus juba. Aga nüüd vahetame teemat. Veresoonte kirurg Tiit Meren on koostanud fotoraamatu Kaagjärve Veenus, mis sisaldab ka akte Eesti naistest. Meren ise kommenteeris, et 120 aastat tagasi oli Eesti külaühiskonnas paljas naise ihu tabuteema ning missugust psühholoogi oskust pidi fotograaf omama, et modell, külanaine oli üldse nõus katmata poseerima. Mereni enda sõnul on praegugi veel raske mõista, miks koolmeistrina töötanud, kirikuga lähedalt seotud fotode autor Johannes Luukin hakkas aktifotosid tegema. Kui sul on mitmeid huvisid peale oma põhitöö, siis mul ikka vanad fotod on pakkunud huvi. Alati, kus on kuskil suvelaadad ja värgid, alati ma lähen sinna. Mu naine on küll mures, ta ütleb, et kõiki neid raamatuid ja neid vanu pilte, mida ma olen muretsenud, ei tea, et kui ma siit ilmast kadunud olen, et kuhu need siis küll veel panna. Aga kui sul on üks huvi vanade aegade vastu, siis sa leiad alati selle aja. Meren lisas, et kuigi rasketel aegadel olevat Luukini pere kasutanud fotode negatiive kasvuhoone klaasi asemel ja osa hävitati Nõukogude repressioone kartes ise, siis alles jäänud ligi 500 negatiivi annavad hea ülevaate 100 aasta tagusest elust Eestis. Kaagjärve Veenus pole tavaline pildiraamat, igale fotole on juurde lisatud selgitav tekst, mille koostamiseks tuli veeta tunde arhiivides ja tegeleda omalaadse rahvaluule kogumisega. Selle raamatu tegemisega oli ka veel see asi, et meil tänasel päeval ju kiputakse ikka Eestis ütlema ka, et Horia rahvas ja me oleme nii kehva ajalooga ja alati kaotajad olnud. Kui sa leiad üle 100 aasta tagused pildid ja kui nendel piltidel on lihtsalt talumehed, taluperemehed, taluperenaised, lapsed, riietatud nii, et võiks arvata, et nad on hoopis mõisarahvas, siis see on mustvalge tõestus selle kohta, et ega need eestlased ikka alati väga kaotajad pole olnud ja ka mõisa ajal, ütleme siis see 6 sajandit ühist ajalugu sakslastega, jah, on olnud meile mõned perioodid vähe nutusemad ja närusemad, aga me oleme kogu aeg hakkama saanud ja sellepärast tänasel päeval ka, et need on kõik need motiivid, mida ma praegu kaudselt nimetan, miks ma seda kõike tegin, et kui tänasel päeval ka võõrsil olla ja kuuldakse, et 1,3 miljonit inimest on teie maal ainult, see ei ole võimalik, nii ei saa ringi mängida ja kui siis nad kuulevad, et missugune ajalugu meile olnud, siis nad ütlevad, et te peate ikka väga vingest soost olema, et niisugust moodi erinevatel sajanditel trammi alt välja olete tulnud. Et seal oli väga palju niisuguseid motiive koos ja loomulikult, kuna ma juhtusin oma abikaasa tõttu siis niisuguse kultuurilooliselt rikkasse perre, kus olid õpetajad kõik, küll ämmatäiad ja mis iganes ja neil peres oli siis 2 legendaarset maafotograafi, kes oli pilti teinud, aga tavaliselt Eesti inimene ja seda enam, kui ta veel maal elab, üldjuhul ei ole ju edev, ta on tagasihoidlik ja ikka nad ütlesid, et et meil on siin igast huvitavaid pilte, aga okei, vaatame võib-olla lapsed. Kui mina seda pildikogu nägin, siis hakkasin heatahtlikult öeldes ämmale pinda käima ja ütlema, et kuule, see kultuurilooline kogu, mida ma siin sinu ämmalahkel noal sain näha ja vaadata, ma ütlesin küll, et vaata, see on nüüd asi, mida võiks Eesti inimesed laiemalt näha, sellest võib tekkida huvitavat kultuuridiskussiooni. Aga tagasi tervise teemade juurde. Kui terved või nagu doktor Meren ise armastab öelda, kui palju remontimist vajavad Tallinna noorhärrad ja preilid? See küsimus paneb mind mõtlema, kas füüsiliselt või hingeliselt või ma alustan siis sellest pihta.
kuna mul õnneks on 5 lapselast, vanem neist 1. klassis, siis ma vaatan kogu aeg, et mismoodi nemad kujunevad ja kasvavad ja kogu aeg on telefonis või ekraanikuvaril neil pilgud ja oskused, mängud. Ja ma vaatan seda, et kaugele nad sedamoodi jõuavad ja kui vaadata neid noori inimesi, kes on harjunud telefonis kogu aeg istuma ja mu Soome reservohvitseridest sõbrad ütlevadki, et Soomes sama mure, et noored inimesed ei oska enam suusatada, ei oska enam metsas lõket teha, ei suuda enam telki püsti panna. Mul on kogu aeg olnud nagu mure, et paganamas, et kuidas need inimesed küll hea eluga, mis neid ära rikub, siis hakkama saavad, kui mingi kriisisituatsioon tekib. Ma vastaksin siis niiviisi, et me sõjameedikud ja kriisimeedikud ütleme, et küll on hea, et COVID tuli. See õpetas inimestele, et iga päev ei lähe elu paremaks. Mõni hommik võib ka konstateerida. Elu on täpselt sama niisugune nagu eile, aga selle peale tuleb ainult plaksutada ja öelda, küll on tore, et midagi hullemaks ei ole läinud. Ja eks see kriis ja nüüd ka Ukraina sõda, eks see mentaalselt ja psühholoogiliselt õpetab inimesi, et assa pagan, mul peavad tikud sool kodus olema, mul peab strateegiline küttevaru olema ja oleneb, kas sa elad siis korteris või elad maamajas või kus, et inimesed on hakanud mõtlema ikka, et mis siis teha, kui suureks jamaks läheb. Sellega saade Minu Tallinn tänaseks lõpetab. Hea Tallinna linna elanik, kui sul on kogemus, hea või halb, rõõm või mure, mida meiega saates jagada, siis kirjuta meile aadressile tallinnauudised@pealinn.ee. Seniks aga ilusat õhtu jätku ja kohtumiseni juba järgmisel pühapäeval ikka kell 18.15.